Tere tulemast tagasi vaatama saadet Raudsaare dialoogid. Dialoog on oma algses mõistes kahekõne kahe võrdse vahel ja täna siin stuudios on kahtlemata kaks väga võrdset. Tere, Mart! Tere, Mart! Tere tulemast, Mart Sander! Ja Mart Sander on, ma ei oska teisiti öelda, kui et multitalent, mille hulka kuulub oskus juhtida saateid, ka neid saateid, mida kunagi pole varem juhitud, aga mis tuleb suurepäraselt, elegantselt, ma ütleksin sellise elegantse nõtkusega välja. Ja kui me vaatame või kui teie head vaatajad satute Mart Sanderi kodulehele, mida ma soovitan vaadata, siis on seal kirjas tema kohta filmitegija, autor, muusik, kunstnik. Ja tõepoolest kõike seda Mart Sander on, nii et kui ma selle kokku peaksin võtma ühte terminisse, siis see on multitalent. Ma saan aru, et see võib kõlada natukene kummaliselt, universaalselt, et miski, mis on väga universaalne, pole väga hea, aga nii ta siiski on. Selliseid epiteete jagatakse muidugi aegade jooksul aina rohkem ja rohkem, sest inimese kõrv väsib, kui ütled lihtsalt talent, see tundub juba nagu veel midagi. Nüüd ta peab olema siis super, multi, mega, giga talent, siis hakkab rahvas juba mõtlema, et ahaa, seal taga äkki on midagi. See on see, nagu me enne siin juba kaadridega rääkisime, rahvas vajab aina rohkem mürtsu ja pauku. Aga seda on nüüd neile ka antud, sest põhjus, miks me oleme täna siin ja vestleme, on suurepärane film, mis mulle meeldis, natuke vist alla 20 minuti pikk tehisaruga tehtud Tallinn põleb, mille autoriks, stsenaristiks, teostajaks on Mart Sander tehisaru abiga. Abiga. Just. Ja on siin, mis siin salata, üks kriitik, Ralf Sauter, kes on seda ka kritiseerinud ja öelnud, et see on niisugune, ma nüüd ei tsiteeri teda täpselt, aga häving loovusele. Kas see siis on nii? Ei, see ei ole seda. Ma sellel kriitikal rohkem ei peatu, ehkki ma ütleks, et see konkreetne arvustaja natukene, tal on oma moraal, mida ta ilmselt rakendab juba enne, kui ta hakkab filmi vaatama. Ehk siis ta tahab oma moraali tavaliselt lugejani tuua ja see teos siis lõpuks ei sega teda selles eriti. Ja tema moraal siis on praegu see, et tehisarul pole üldse õigust nagu inimemotsioone tõlgendada või neid taasluua. Ja muidugi ütleks, et sellises loovus ja isegi filmimaailmas, see on ju kõik üle elatud, need samad kriitikad, sest tegelikult alustame sellest, et filmis pole miski päris. Kõik on tegelikult ju võlts ja kui sa tõlgendad mingisuguseid emotsioone, siis võib ka küsida, et kas see näitleja on volitatud tõlgendama mingid tõsiseid emotsioone, kui sul on mingisugune pinnapealne Hollywoodi baby, vabandage, eks ole, kes peab mängima, ma ei tea, Juditari koonduslaagris. Tal ei ole neist emotsioonidest tegelikult õrna aimugi, ta ei ole seda kõike üle elanud, ta ei saa seda, jumal tänatud, et ta ei ole seda üle elanud, aga ta peab seda tõlgendama vaataja jaoks, kes pole ka seda üle elanud. Ja siin võib sekkida samasugune konflikt, kas tal on õigus seda üldse teha või me peamegi näitama ainult neid tegelikke ohvreid, isegi kunstilises filmis ja muidugi, kuidas tehniliselt film on arenenud. See on ju kirjeldamatu ja kui palju on ka toona kriitikud olnud mitmes leeris, alates juba taevas hoidku Jos Méliès filmidest, mis tulid välja 1890-ndatel, kus mees hakkas kasutama trikke ja kõikvõimalikke vahendeid, et vaatajat petta, et luua maailm, mida pole olemas. Ja ärme unusta, et ka näiteks 100 aastat tagasi, kui helifilm tuli, siis väga paljud arvustajad astusid kohe sinna leeri, et see hävitab filmi kui kunstiliigi. Sest oleme ausad, helifilmi algus oli natuke kohmakas ja sageli kasutati näiteks ju ka dublaaži ehk siis staarid, kes kas ei osanud inglise keelt hästi, kellel polnud hea hääl, neid loeti üle teiste näitlejate poolt ja tekkis juba olukord, kus aga see pole ju päris. See pole tema hääl. Nagu oli ristumine peateega, muide Eesti filmi ajaloos oli Andres Tarandi hääl. Tõesti, ma ei teadnud ka seda. Tuleb nii välja. Ma vaatasin subtiitreid, filmitiitreid. Aga on nüüd siis nii öeldud, et tehisintellekt võib luua pilte, aga mitte ajaloolist aegruumi.
kohe me saame sellel teemal arutleda. Mida see isegi tähendab? See on selline, tead, see kõlab nagu selline ChatGPT poolt välja mõeldud lause natukene. Ei, võib-olla tõesti. Kohe me saame selle üle arutleda, aga me oleme tekitanud, üles kütnud juba piisavat meeletut vaataja huvi, nii et vaatame nüüd väikest lõiku Mart Sanderi ajaloolisest põnevikust Tallinn põleb. 44. aasta 7. märtsil pommitas Nõukogude lennuvägi Tapat ning hävitas 2 järjestikusel ööl täielikult Narva linna. Oli karta, et midagi sarnast võib tabada ka Tallinna. Ehk erinevalt Narvast ei olnud Tallinn rindelinn. Punaarmee käsitles Tallinna ehk Revalit transpordisõlme ja varustusbaasina Saksa vägedele. Peamisteks sihtmärkideks määrati sadam ja raudteesõlm, Balti jaam. Linnale määrati surmaotsus, kui anti korraldus käsitleda sihtmärgina linna keskust, et hävitada sõjatööstuslikke objekte. Südalinnas sellised objekte ei paiknenud. Seal asus küll Tallinna linnakomandatuur, mis tegutses Vabaduse väljakul tollases EEKS-i hoones. Eesti kindralkomissari Karl Sigmund Litzmanni ametlik residents ja töökoht oli Kadrioru loss, mille kohta hävituskäsku ei antud. Üheks võimalikuks sihtmärgiks on pakutud luksushotelli Kuldlõvi, kus peatusid sõjaväe kõrgemad esindajad. Kuldlõvi ja sellega külgnev kino Aamor olid määratud sel õhtul igaveseks kaduma. 9. märtsi õhtu algas paljudele petlikult tavalise neljapäevana. Pimendamine algas päikesel hoiangul kell 17.40 ning üsna selgesse taevasse tõusis hele täiskuu. Linnakinod ja teatrid täitusid inimestega. Ehkki Saksamaal olid teatrid totaalse sõjatingimustes suletud, töötasid need Eestis edasi. Tallinnas andsid sel õhtul etendusi Estonia, Draamateater, Väiketeater ja Revüüteater Plaza. Linna esinduskino Gloria Palace näitas filmi Mozarti elust, keda jumalad armastavad. Filmis mängis peaosa Tallinnas sündinud Irene von Meiendorf, kes tõi alati kino publikut täis. Aamoris algas muusikalise revüüfilmi Elagu armastus linastus. Kinode külastatavus oli tohutu. Ainuüksi 43. aastal külastati Eestis kinosid kokku 7,7 miljonil korral. Eenem publik kogunes Estonia teatrisse, kus oli äsja esietendunud Eduard Tubina moodne algupärane ballett Kratt. Samal ajal olid Punaarmee kaugtegevuslennuväe pommitajad olnud juba mitu tundi teel, lähenedes Tallinnale mitmes laines ja eri suundadest. Õhuhäire anti hilinemisega, alles siis, kui rünnak oli juba alanud. Nõnda siis, et nägime umbes 3 minutit sellest 20-minutilisest teosest ja ma pean ütlema, minu esimene emotsioon oli väga-väga positiivne, kuna ma olen ise tehisaruga kokku puutunud ka loojana natukene, et proovinud erinevaid võimalusi, mitte küll filme teha, aga selliseid klippe ja fotosid. Ja ma pean ütlema, sageli on tõesti tulemus olnud ebamaine ja tontlik, et inimesel kasvavad peast välja mingid asjad, mis seal ei pea olema näiteks ja nii edasi, aga siin mitte midagi niisugust ei olnud. Kõik oli ikkagi päris nagu olekski nii olnud. Ainus asi, milles suhtes, mida me ei näinud, ma olin natuke kriitiline, et see Moero uppus jube kiiresti, see laev uppus jube kiiresti. Aga väidetavalt ta uppuski. Võtti vast nii kiirelt, aga mul polnud aega näidata seda 5 minutit, mis ta uppumise peale tegelikult läks. Ma saan aru. Aga nüüd jäime siia pooleli, et tehisintellekt võib luua pilte, aga mitte ajaloolist aegruumi. Tehnoloogiliselt ma lugesin, et aluseks olid ajaloolised fotod, mis siis said arvutisse tõmmatud ja kuidas selle kohta? Kinematograafilisteks piltideks muudetud, animeeritud. Ja need on tõesti väga kvaliteetsed pildid. See nõuab väga suurt inimkontrolli, eks ole. Need, kes põhimõtteliselt hetkel nagu tehisarusse väga ülevalt alla suhtuvad, nad tegelikult ei ole sellega kokku puutunud reeglina. Pigem on see selline, et jah, iga koduperenaine saab praegu kuskil Sora 2-s genereerida
4-sekundilise toreda video, kuidas tema kass kuu peal uisutab, aga sealt, eks ole, teekond narratiivse filmini on väga-väga pikk. Ja selleks praegu veel masin suuteline pole. Ei ole see, nii nagu vist arvatakse, et sa ütled masinale, tee mulle dokfilm Tallinna pommitamisest, vajutad nuppu, lähed kohvile, tuled tagasi ja masin on sulle teinud filmi ja ütleb peremees, kuidas sulle meeldib, eks ole. Masin ei ole praegu see kratt. Ma isegi mõtlesin seda, et praegu on meil selline uue krati ja pisuhänna ajastu, mida me kõik nagu pelgame, et tema teeb su eest kõike ära. Kas see oli ilus võrdlus? Suurepärane. Jah, sest tegelikult eestlane pelgab alati sellist asja, eks ole, ja me vaatame meie rahva muistenditest ja literatuurist, kuidas me kratti, puulast, tohtlast ja pisuhända pelgame, sest nemad on need, kes sinu eest teevad salaja midagi ära ja võib-olla kellegi teise arvel ja siis pole see rikkus nagu päris, vaid see vajab mingit karistust. Ja praegu mul tundub, et AI on täpselt samas seisus ja mul tuleb selline naljakas lugu meelde, mida mulle rääkis mu ema, et kui päris 50-ndatel tulid televiisorid, eks ole, ja hakati kandma üle spordiülekandeid, siis tema oli siis ilmselt minu vanaema isaga vaadanud iluuisutamist. Ja vanaisa isa oli nagu väga külmalt vaadanud ja siis öelnud selle peale, et no see on ju televiisor, ega see pole päris. Ja see on nii ilus võrdlus, eks ole, inimesele, kes tegelikult ei tea, millest ta räägib, aga ta on kuulnud, et telekas on kõik võimalik, aga see taandub ka kahjuks selle sportlase peale, kes on näinud higi, vaeva, treeninud aastaid, kukkunud ja nutnud ja nüüd seal esineb. Aga selle vaataja jaoks on see, teles saab ju kõike näidata ja natukene on selle hetkel sellise vastuseisu puhul minu meelest sama. Ei nähta, et selle töö taga on siiski inimene. Masin ei tee midagi, see on suurepärane tööriist, see on parimaid tööriistu, mida filmitegijale on väga pikka aega antud. Miks parim? See on nagu mingi tohutult kvaliteetne kaamera, meeletult hea optikaga, mis paneb pildi praktiliselt ise paika. Ja see on ka reaalne, et sellist optikat ja selliseid kaameraid tuleb aina juurde, aga mitte keegi ei hakka ütlema, et noh, mis seal filmi reda, vaata kui hästi, mis kaameraga ta töötab. Sest tehakse ju ka iPhone'iga filme. Selle kõige taga on ikkagi inimene, inimese otsused ja inimese valikud. Looja on ikkagi inimene. Ma ei tahtnud sõna kasutada, aga seal taga on looja ja filmitegija. Jah, seda loomulikult. Aga suurepärane tulemus tundub meile vaadates, et just nagu lihtne on seda saavutada AI-ga, aga see ei ole nii. See loominguline pool ja duublite tegemine võtab ikkagi päris palju aega veel. Kuigi ma saan aru, et on toimunud arenguhüppe eelmise aasta sügisel, et nüüd on läinud tehnoloogia nii paremaks, et ütleme, seal ei ole enam kolmekäelised mehed, vaid on ikka päris inimesed juba, kes genereeruvad pildiloomes. Ja isegi ega kolmekäelisi mehi pole olnud juba mitu aastat. Aga need väikesed finessid, kui oleks kolmekäeline, see oleks absurdne. Aga tõesti pisikesed asjad, inimeste liikumine, sageli mingid pöörded, linnageograafia, keegi kuskilt tuleb, läheb, need muutused, mis võivad juhtuda, need on pisikesed asjad, millega on mindud väga heaks just viimase tõesti poole aasta jooksul. Muide, ma täiesti pahatahtlikult, kiuslikult vaatasin, kas ma leian suuri vigu linnageograafias ja ma ei leidnud neid. Kuidas on see võimalik? See on võimalik ainult siis, kui sa tõesti nii palju kontrollid, et sa selle ühe referentspildi kõrvale paned ka 2 referentspilti, mis on vasakul ja paremal selles linnas. Sest et tõesti, kui sa tahad liikuvat pilti, eks mitte liikuvat pilti, selles mõttes, et inimesed liiguvad, vaid et kaamera on liikuv. Kaamera kas pöörab, läheb sügavuti, kaugeneb, siis on oht selles, et ta hakkab looma midagi, mis on absurdne, midagi, mida ei ole olemas lihtsalt. Ta arvab, et seal linnas võiks olla veel siin kirik ja siin sild, aga Tallinnas ei ole seda. Ja neid kaadreid oli väga palju, kus ma nägin, et sisu on fantastiline. Need AI nii-öelda näitlejad. Tähendab, esteetika on fantastiline. Esteetika on ja liikumine on fantastiline, emotsioonid on giftid, aga korraga juhtub nii, et ma näen mingit maja, mida tegelikult pole ja ma teen seda uuesti ja ma tegin seda uuesti 20 korda, 30 korda, kui vaja, et saada enam-vähem selline tulemus, millega mina ja teised tallinlased võivad olla rahul. Kas kunagi on võimalik näha ka seda musta materjali, mingisugust alternatiivset koopiat, mis oleks võinud olla, aga mis ei läinud käiku? Ja ütleme nii, et selliseid nii-öelda naljakaadreid, mõningaid ma isegi olen säilitanud tõesti, kus lihtsalt juhtub midagi nii absurdselt veidrat keset tegevust, et sul lihtsalt tekib selline naljakas, kui poleks kurb raisatud aja ja raha pärast, sest see on ka üsna kallis. Nende programmide haldamine, sa pead pidevalt seda serveri mahtu ja töömälu
juurde ostma, nii et ta ei ole tegelikult sugugi mitte tasuta ja sugugi mitte osav, aga ta on odavam kui teha seda reaalselt, kuigi samas me kõik teame, et sõjafilmid ei ole kunagi reaalsed, ei panda plahvatama päris linna. Vist ainus kord oli Nõukogude film Vabaduse sõdurid. Lasid Kaliningradis midagi õhku, Königsbergis. Vabaduse sõdurid oli üks film, kus minu meelest lasti õhku üks kas Tšehhis paiknev linn, mille alt siis leiti naftamaardla, mis oleks läinud lammutamisele anyway. Ja seda filmi ma mäletan kooli ajal, ma käisin mitu korda vaatamas kinos Kosmos, ainult sellepärast, et see oli reaalne. Sest tol ajal ei olnud võimalik seda veel mitte kuidagi moodi teha. Ja kõik muud sõjafilmid, kus üritati efektidega saavutada seda, jäid sellest reaalsusest maha. Aga praegu enam ei jääks. Midagi lasti Königsbergis ka õhku filmi tegemisel. Vägagi võimalik, tõesti on. Ja, mis on muidugi barbaarne, aga nii ta tollal... Seal oli niigi palju õhku lastud, seal ei olnud vist enam säilitada midagi. No ja, eks ta tõsi on, aga nüüd lähemegi sellise natuke mängulise ja lõbusa poole pealt selle tõsisema poole peale, et tegelikult ju selle filmi süžee on ülimalt traagiline. See on meie ajaloo üks mustemaid lehekülgi, 9. märtsi pommitamine Tallinnas ja ohvreid oli palju, hävis 30% linnast ja on ainult tänu taevale õnn, et ei hävinud vanalinn tervikuna, vaid ainult osa sellest. Jah, isegi ju väidetavalt silt, mis oli kaua üleval Harju tänaval, ütleb, et elamispinnast hävis 53%. Need protsendid muidugi natukene kõiguvad, aga kui me tõesti arvestame inimeste korterite ja elamispinda, siis see oli tõesti umbes pool. Et kui me võtame siin avalikke hooneid ja muud ja kirikuid, mis sai kahjustada, siis see protsent tõmbub selles mõttes väiksemaks, tõsi, aga ega see pole ju nii tähtis, sest et tegelikult oli ju see pommitamiste hulk palju suurem, kui me teame. See üks suur pommitamine on nagu kaotanud mälust ära, et tegelikult oli pommitamisi üle 20 ja tegelikult oli inimohvritega pommitamisi ikkagi juba alates 42. aastast. Ja lugesin just eile, et 43. aastal ikkagi neid ohvreid oli päris palju juba Tallinnas, kes nende juhuslike pommitamiste, isegi väikeste pommitamiste nii-öelda käigus elu jätsid. Aga tänu sellele näiteks ka pääses minu vanaema, kelle sõber Ats Peigmes sai 43. aastal märtsi pommitamises, oli ka märtsi pommitamine. Ühepäevase vahega vist, kas oli 8. või 10. märts, ma täpselt ei mäleta, sai surma. Ja tänu sellele ja minu vanaema läks tema hauale Rahumäel selle samal õhtul ja nägi sealt, kuidas Tallinn hakkab leegitsema ja ootas seal kalmistul värisedes, kuni see lõpeb. Nii et ega ei tea, kas mina oleks siin. See on ka uskumatu lugu. Ja. Kui ta ei oleks läinud mälestama seda meest, kes hukkus aasta tagasi pommitamisel. Ja. Aga ta tegi fotosid. Tema tegi fotosid, jah. Ta ei teinud päris, ma arvan, et mitte päris järgmisel, seal on ikka mõned päevad vahet, sest et teadaolevate fotode hulk põlemisest või pommitamisest on üsna väike. Ma arvan, seal on üks 10 üsna halva kvaliteediga pilti, sest arusaadav, et kui su ümber toimub selline põrgu, siis sa ei käi oma selle lintkaameraga ringi tegemas pilte. Au neile, kes seda tegid, ma täpselt isegi ei tea, aga need samad põlemise pildid on just ka siis mul seal animeeritud konkreetselt. Aga vanaema käis mõned päevad ilmselt hiljem, kui juba leeke enam otseselt ei ole, suitsu veel tõuseb. Aga on ka palju teisi pilte, et ta kogus neid pilte ja praegu on loomulikult need kõik arhiivides, näiteks ajapaigas, suurepäraselt kõigile kätte saada. Ja see väga tuntud pilt põlenud trammi kosudest, kus on ka sellises sõjaeelses uhkes või vähemalt elegantses riietuses daam, kes on tema sõbranna. Vanaema sõbranna Astrid Laurinen ja kellega me saime surmani hästi läbi ja tema tütrega ma sain hästi läbi, kes töötas Tonjeteetris pianistina. Nii et see oli väga tore oli nüüd näha tädi Astridit niimoodi tõesti liikumas ja naeratamas, nagu ta täpselt elus naeratas. Aga keskkooli ajal ma pakun siis 80-ndatel oli nende piltidega väike pahandus koolis, et õppealajuhataja võttis need ära. Ja. Kuidas need üldse tagasi sai? No ikkagi vanemad pidid käima koolis ja ütlema, et see on perekondlik ikkagi omand, meie omand. Mis aasta see oli? See oli 80. See võis olla kuskil 80-ndatel, jah. Mul tundub, et ma olin siis vist paar aastat olin ma nende igasuguste eliitkoolide nagu muusikakooli ja otsakooli vahel olin ma reaalkoolis ja vist seal oli see esimest korda, kus ma üritasin klassikaaslastele näidata, mis toimus, sest tõepoolest meilt ju õpetati koolis ajalootunnis
ja igasugused sellised tunnid nagu marksismi ja leninismi ideoloogia alused ja kõik muu, et ainult sakslased hävitasid ja Vene väed leidsid ees rusudes linna, eks ole, see on siis narratiiv, mida hakati väga ruttu looma. Narva kohta räägiti sama juttu. No täpselt kõigi linnade kohta ja väga konkreetselt ja seal minu uues filmis on ka, ma olen ära toonud ka need ajalehe tõmmised sõna otseses mõttes sellest, kuidas kõigepealt Pravda kiitles märtsis, kuidas Tallinnat tabati väga edukalt, kuidas lõõmavad tohutud tulekahjud, mida on näha üle 250 kilomeetri kaugusele, aga septembrist alates on kõik korraga muutunud. Siis on see, et Nõukogude vabastajad leidsid eest sakslaste poolt rusuks pommitatud linna. On sõna otseses mõttes laused, mis on toodud ka ekraanile. Ja sellise narratiivi peal me ju kõik kasvasime. Ja siis tõestada nii-öelda inimestele. Ja ma pean ikkagi mõtlema, et mina elasin kuidagi, mul tundus, et ma elasin normaalses perekonnas, aga see oli paras dissidentide pesa, sest minul, kui ma ikkagi nägin neid klassikaaslasi, kes tõesti kandsid auga kaelarätti ja kellel oli selliseid ajupesu algeid, siis ma ei saanud nagu aru, mis toimub, aga võib-olla see oligi normaalsus hoopis tükis ja meil ei olnud peres see normaalsus, sest me olime tallinlased ja me nagu ilmselt teadsime kuidagi nagu rohkem või meile julgeti rohkem rääkida. Ma ei oska öelda, milles asi oli. Noh, ütleme, mõned perekonnad lihtsalt elasid selles keskkonnas ka, kui mõelda sellele, mis oli raamaturiiulis või mis oli pööningul kusagil alles säilinud, sest mida inimesed ju sageli võtsid kaasa raamatuid. Nii huvitav, kui see ka pole, et kui maja läks põlema, päästeti sageli raamatuid. Just, ja imelikul kombel mina olen kasvanud väga palju nende perekondlike eestiaegsete ajakirjade peal, mis mulle tohutult lapsena meeldisid, kui ma enda jaoks nagu kusagil 12-11 aastaselt hakkasin seda minevikku avastama, siis vanad huvitavad žurnaalid, Maretid kõigile need olid mul kogu aeg lugemislaual, mulle nii õudselt meeldisid need ja ma lugesin need uuesti ja uuesti läbi ja minus oli nagu kuidagi ja siis ma rääkisin loomulikult vanaema, tema õdedega, kes kõik selle aja olid üle elanud ja minu jaoks oli nagu see kuidagi ammu selge ja mind pani imestama, et mul oli klassivendi õdesid, kes sageli olid tulnud kusagilt kaugemalt võib-olla, kes ei teadnud sellest kõigest mitte midagi. Ja siin me tuleme filmitegija missiooni juurde ja võiks öelda isegi intentsiooni juurde, et kui intentsioon on hea, siis ka see film kannab, see film lendab paremini ja ma arvan, et selle filmi intentsioon on kahtlemata õige. Rääkida meie ajaloo süngest peatükist viisil, mis on moodne ja atraktiivne, ma arvan ka nooremale põlvkonnale. No vaat täpselt sinna ma tahtsingi jõuda, et sa ei suuda tänapäeva noort panna huvituma vanadest mustvalgetest fotodest või slaididest. Me oleme kasvanud ajastul, kus me näeme, sõjafilmid on reaalsemad ja suuremad kui sõda ise. On ju. Kahjuks, kui sa vaatad uudiseid Ukrainast, see ei pruugi enam sulle tunduda selline kui kaader filmist, kus langeb mürsk, mis vilistab kõrvulukustavalt ja mida näidatakse 10 suunast ja siis see plahvatus. Iga, eks ole, auto ja WC plahvatab 10 rakursist aina suuremini kõrvulukustavama müraga. Ja me oleme harjunud sellega, see paneb meil hinge kinni, aga üks otsekaader sellest, kuidas mingi paneelmaja saab mürsu tabamuse, see ei võta enam meil pulssi kiiremaks. Me vajame kahjuks utreeritud kujul seda, et tunda sama emotsiooni. Kas pole veider? On, aga seda me saame sellest filmist seda vaadates. Nüüd aga, mida ma võin vaatajale öelda, on see, et Mart Sander on ju filmi tegemist õppinud ja isegi ta on doktor, Balti filmi meedia ja kunstide instituudi doktor aastast 2024. Ma küll täiesti ausalt ütlen, ma ei saanud sellest doktori töö pealkirjast lõpuni aru. Elu soundtrack, mis siin siis on? Diegeetiline muusikariba kui synoptiline metanarratiiv. Täpselt nii, jah. Ma ei mõtlema, kas ma olen valesti kirjutanud. Ei, see oli täiesti õige. Ja mul on jah see õnn, et ma olin esimese doktori lennu esimene lõpetaja. See oli siis üsna eksperimentaalne, et BFM hakkas sellist rakenduslikku doktorantuuri tegema ja nüüd on ta siis saanud hoo... Aga millest see doktorikava räägib, kui nüüd lahti seletada lihtsatele inimestele? No kuidas ma saaksin seda? No aga püüame. Ma saan aru, et maagika kaob, aga... No ütleme nii, et kui sa lõpetad BFM-ist kõigepealt siis nii-öelda filmi, eks ole, erialal ükskõik, mis eriala sul siis on, sul on seal juba palju valikuid.
kas sa oled rohkem kunstilise või tehnilise poole peal, siis sa lähed edasi magistrisse. Magistris õppisin mina režiid ja tootmist ja sealt edasi siis kohe avanes võimalus, avati see esimene doktorantuur. Ja ega siis ausalt öelda ei olnudki väga kindel, mis seal hakatakse tegema ja eks see kõik kujunes natukene niimoodi katse-eksitusmeetodil välja, aga ma pean ütlema, et mina olin, kui ma ei eksi, tegelikult vist ainus, kes reaalselt uuris filmi ja filmi väljendusvahendite võimalusi erinevaid ja just seda manipulatsiooni, mida suudab teha filmi soundtrack, anda su kõrvale erinevalt sellest, mis sa saad visuaalselt ja see oligi minu uurimisteema, just nimelt see manipulatsioon ja publiku nii-öelda teatud mõttes ajupesu. Aga püüame seda mõista, et siis kooskõlas pildiga, et ta võimendab seda pildikeelt või see manipulatsioon on siiski kuidagi sõltumatu sellest pildikeelest. See on muidugi väga keeruline kõik, eks ole, aga põhimõtteliselt see, mis juhtub, kui kõrv ja silm annavad sulle natuke konfliktset informatsiooni, mitte otseselt, see me kõik teame võõristusefekti, mis on siis see, et kui sul on linna pommitamine, aga sa paned sinna taha mingi tohutult lüürilise, eks ole, mingisuguse viiulipala või valsiviisi, siis tekib see teistsugune efekt, eks ole. Seda on kasutatud kaua. Mingi jube stseen, vägistamine, koonduslaager, aga taga on väga ilus Mozarti muusika. See on juba tehtud. Aga kui see info on natukene teistsugune või kui see annab sulle jutustab sulle mingeid vihjeid, näiteks mõnes kriminullis, hüpoteetilises, ma tegin küll 4 filmi, selliseid lühifilmi, silm annab sulle ühte infot, aga kõrv seab selle kahtluse alla. Kummad sa hakkad, mis hetkel sa saad aru, et toimub see konflikt, mis hetkel sa allud manipulatsioonile, mis hetkel sa moodustad teistsuguse pildi sellest tervikust, kui oleks ainult see, mis sa saad silmaga. Need on väga huvitavad teemad. Uurimus oli 140 lehekülge pluss 4 filmi, nii et ma vist siin praegu paari lausega kokku ei võta. Ma saan aru, aga need filmid olid ikkagi nüüd enda tehtud ju. Need olid enda tehtud, need olid 4 lühifilmi, mis tegelikult on nähtaval ka täispikas filmis Dr. Sander June teraapia. Just. Ühte ma olen neist ka näinud, kahjuks mitte kõike, aga see on midagi, mida ma võrdleksin natukene Edgar Allan Poe maailmaga, natukene. Paljud on seda võrrelnud. Ongi nii? Ma ei ole ilmselt kriitikuid piisavalt lugenud. Need olid eelkõige siis Ameerika kriitikat ilmus või arvustus ilmus päris palju, kui see film sai Guinessi rekordi või kui mina sain tänu sellele filmile Guinessi rekordi, siis näitlejana, kes on sooritanud kõige rohkem rolle ühes filmis, siis see tegelikult jõudis uudistesse päris kaugele. Palju neid rolle seal kokku oli? 47. 47. Just, ja sain sellega siis Guinessi rekordi. Ja väga palju, ja kui ta käis festivalidel, siis just... Aga see polnud ju eesmärk oma ette? No ta juba muutus, ta ühel hetkel muutus eesmärgiks. Ja kui ma sain aru, et mul see võimalus on, siis ma tahtsin seda kasutada ära. Sest filmi puhul sa pead ületama uudiskünnisi millegagi. Häid filme tehakse iga päev, ma ei tea seda numbrit, 100, 200, 1000 maailmas. Millegagi pead sa ületama uudiskünnise. Ja siis võrreldi tõesti seda palju sellise Poe maailmaga, mis on minu jaoks ma olin väga tänulik, et seda tehti, sest Poe on olnud mu üks suuri lemmikuid lapsest peale, lugesin neid hirmu ja õuduse jutte. Kaev ja Pendel. Kaev ja Pendel ja täpselt nii. Ja muidugi Johannes Aaviku esinduses. Veidras esindus, mis ma pidin kogu aeg küsima, mis see sõna tähendab, keegi ei tea. Sõna õõvastav on tulnud nüüd meie tänapäevasesse leksikasse. 80ndate algul ta veel seda ei olnud. Paljud sõnad ei ole üldse läinud, mõned on läinud, aga kui ma saavutan ja tegelikult kogu mu elu on olnud nende samade tunnete taasloomise iha, eks ole, ja ka mu esimesed õudusfilmid, mida ma mäletan, olid Poe-ainelised, need olid Roger Cormani tehtud Poe tsükkel, 4 filmi 60. aastates, mida ma nägin Soome televisiooni kaudu, olles umbes 6-aastane üksinda kodus. Ja seda emotsiooni... Oli see sügisel vähemalt, ei olnud ta sügis või oli mingi pime aeg? Täiesti pime aeg. Õudne. Ja oli, ja seda ma tahan alati enda jaoks uuesti luua. Kõik, mis ma teen, on teatud mõttes selle emotsiooni kordamise katse. Aga see ongi ju kunsti eesmärk, anda inimestele aken teise ajastusse ja teise emotsiooni. Absoluutselt, ja mida ma alati ütlen, ma olen siiski loorääkija, ma olen storyteller, ma tahan rääkida mingit lugu ja mind ei huvita, mis vahenditega ma seda teen, kuni see lugu toimib. Ja loo jutustamiseks ei pea alati olema üks ja sama vahend, me ei pea istuma lõkke ümber ja üks räägib, teised kuulavad või et üks paneb kirja, teised loevad. Vahendid arenevad, eks ole, läbi aegade pidevalt ja meenutan seda, kui algas elektroonilise muusika võidukäik klassikalises muusikas kusagil 50ndatel aastatel.
see oli ju samuti asi, mis tekitas kohutavat pahameelt mõnedes kriitikutes. Mis asi, masin peaks tegema muusikat, seal puudub inimlikkus, seal puudub emotsioon, see sõdib kõigi meie põhimõtete vastu loovusest. Paraku nad on jäänud kaugesse ajaloo prügikasti oma mõtetega, sest elektrooniline muusika tõestas, et ta on samuti loov organism ja arenev organism. Ja muidugi areneb ühel hetkel see kõik nii kaugele, et me saame klemmid seljaaiu või kuhugi mujale ja me ei tea enam, et me vaatame nii-öelda filmi või oleme mängus. Ja see on kõige suurem areng, mis saab üldse toimuda. Hetkel ükskõik, mis me vaatame, me teame, et see pole päris, see on ekraanil või virtuaalprillides. Aga kui me enam seda ei tea, mis saab siis, seda ma ootan äärmiselt suure huviga. Ma loodan, et mina seda ei näe, aga tekitab põnevust igal juhul. Judinaid tekitab see asi küll. Aga nüüd korraks läheme ühte teise ajastusse, meil ei ole palju aega, väga palju aega jäänud, aga natuke siiski, et tahaks neid vanu aegu meenutada 30-ndaid, mis on üks selline kuldajastu. Ja sealt või sellest ihalusest ju ka tõukus Modern Foxi tegevus omal ajal. Et tuua seda, mis oli kõik nõukogude ajas kuhugi tahaplaanile või märkamata jäänud, kas või härrasmehelikkus, ütleme, teatud manerism, eks ole. Ja kõik see, mis kuulus ka revüüteatri juurde omas ajas. Muide, ma mõtlesin, et kui ma oleksin režissöör ja ma annaksin välja Eestis ühe sarja, väntaksin Sherlock Holmesi filmi, siis ma kujutan ette, et Mart Sander võiks olla seal peaosas. Natukene ekstravagantne, mängib viiulit professionaalselt. Kusjuures seda ma isegi teen, jah. No ma tegin kodutööd, et ma näen, et ikkagi see muusikakooli taust on põhjalik ja viiuliõpe siin juures. Ja siis ka teatud selline, nagu niisugune kõrgklassi selline märgistik siia juurde. Ma olen kõigega nõus peale selle, et kas on vaja seda uuesti teha. Seda on nii palju tehtud ja vaata, kui palju on maailmas rääkimata lugusid ja filmimata raamatuid, et teha veel üks uus versioon nende kõikide kõrvale, mida on tehtud juba ligi 100 aastat, üle 100, 1908 vist tehti esimene Sherlock Holmesi lugu. Me teame neid suurepäraseid seriaale, suurepärast näitlejatega. Mina ei astuks enam sinna. Inimesed peaks õppima... Kahju. Siis ma ei tee. Õppima, austama ja vaatama neid vanu asju, mitte tahtma alati uus versiooni. Vahest on vana lihtsalt see unustatud asi, millest sa saad palju parem emotsiooni kui mõnes uus versioonist. Aga läheme sellesse 30-ndate ajastusse, et ma juba sain natukene meie vestluse käigus aru, kust see impulss tuli, et Maretid ja kõik muu säärane, see lektüür, mis oli 30-ndatest, aga siia juurde on ju see muusikaline pool ja see visuaalne pool ja kust see kõik tuli? No visuaalne tuligi sealt ajakirjadest ja eks ta kõik sellest algaski lihtsalt, et minu meelest see on nii-öelda maailmaajalo visuaalses esteetikas kõrgpunkt, sealt edasi ei ole kuhugi enam minna. Funktsionalism arhitektuuris. Täpselt see ja kui ma siis õnneks jällegi oli meie peres ju Soome televisiooni vaatamise kogemus, sealt näitas vanu filme regulaarselt, vähemalt korra nädalas. Ma ei puudunud üheltki loomulikult vaatamiselt ja isegi ajal enne, kui ma teadsin, miks mind mõni asi väga erutab, siis hiljem ma olen saanud teada, et need päris lapsepõlve esimesed lemmikfilmid on tegelikult just sealt 30-40 aastatest, mida ma olen hiljem näinud. Siis ma ei lahanud neid teadlikult niimoodi. Ma lihtsalt teadsin, et midagi mulle õudselt meeldib millegi pärast. Ja see oli see puhtalt seesama visuaalne esteetika ja loomulikult ka selle ajastu muusika, ma ei saa midagi parata, see on mulle siiamaani, ma ei saa... Swing. Jah, ma ei arene sealt välja kahjuks. Minu jaoks kõik, mis on tulnud hiljem, on teatud mõttes selline allakäik, muusikaline. Välja arvatud elektrooniline muusika, millele me andsime eluõiguse. Me andsime eluõiguse, aga ma ei saa ise öelda, et ta mulle meeldiks. Ta ei meeldi mulle mitte sellepärast, ta on elektrooniline, vaid lihtsalt mind ei võlu. Ma saan aru. Aga minu kinoelamus, mis oli vapustav kinoelamus aastast 2004, kui ma ei eksi, oli Aviaator. Howard Hughes'i kuulsa lennunduspioneeri ja ka filmimehe elust rääkiv film, kus oli suurepärane muusikataust ja minu absoluutne tippelamus oli, ma olin suures kinoteatris Brüsselis, kui ma nägin, kui siis see tema lennuk startis, taustaks oli Benny Goodmani Moonglow. Oo jummel, see oli vapustav kaader.
ja need ma saan väga hästi aru, kui me räägime, mis on filmi tegemise eesmärk, viia inimesed teise ajastusse ja pakkuda neile seda emotsiooni. Kahtlemata see lennuk reaalselt ka tõusis. Ta võis olla teistsugune, see ilm võis olla teistsugune, vahet pole. Emotsioon on see, mis maksab. Mäletad, seal oli veel üks huvitav tehniline lüke. Nimelt nad olid selle filmi alguseks, siis arenes läbi aastate. Algus oli tehtud paistma kui 2 värvi Technicolori film. Ehk siis ta ei olnud normaalsetes värvides, vaid ta oligi keeratud, kui ma nüüd ütlen lühidalt, siis Technicolor alustas tööd aastal 1918, nii et vanu värvifilme on juba vanast ajast. 20-ndatel tehti lühikesi värvilõike filmidesse, aga see oli tehnika, mis võttis 2 sisuliselt värvi, et need on punaka, roheka, sellised roosakates toonides, eks ole. Ja see algus oli tehtud nendes toonides ja hiljem siis alates 32-3, kui 4 värvi Technicolor ehk tänane, siis see film läks teistesse värvidesse ja mulle tohutult meeldis see, et nad olid arvestanud sellega, kui sa lood ajastut, sa lood mitte päris ajastut, vaid ajastut läbi filmi, läbi sellise filmi, mida tolle aja inimene nägi. Kas pole mitmekihiline mõtlemine? See on hämmastav. Ma nägin seda erinevust, aga ma ei teadnud seda ajalugu, nii et ma tänan selle lühikese ekskursi eest, et see rikastab, kui ma satun uuesti seda filmi vaatama, aga seal on muidugi see häda, et mõned filmid on, mida ma ei ole tahtnud teist korda vaadata. See elab üle, ma olen seda teinud ja see peab väga hästi vastu. Väga hea, aga ma tahaksin teha seda kinos, mitte teles. Just nimelt. Aga nüüd, kui me räägime erinevatest meediumitest, siis tele ongi selline natukene lihtsam, natukene tarbijalikum, suursugune aristokraatlik on ikkagi kino, muidugi ka teater, aga teatri puhul on see häda, et teater ei kipu salvestuma viisil, nagu seda teeb kino. Mis on tema võlu? Mis on ka tema võlu? Vahepeal on, üks asi on tõesti selline püha monument, mis on siis film ja heliplaat näiteks, aga tõesti elu ei koosne monumentidest, elus on vaja põgenevaid hetki, mis kaovad, mida sa üritad hoida kinni ja hoiad neid südames või mõttes ja teater kuulub nende hulka, eks ole, nii et need on ühel kaalukausil 2 väga vajalikku asjad elu balansis hoida, säilivad asjad ja põgenevad asjad, mis jäävad ainult meelde. Nii et mulle meeldib ka teater tohutult, ma olen seda teinud palju, mul on teine hooaeg tulemas suveteater, muuseas ma avastasin, et minu teater, MTÜ, teater Pelletage, meil on 25. hooaeg algamas. Nüüd märtsis on juubel, täitsa uskumatu. Ei tulnud ise selle pealegi ja meil tuleb jälle imeline suveteater Uue Harmi mõisas seekord, mida keegi ei tea. See Mäetaguse mõisa asi oli ju samuti. Oli täpselt samamoodi. Me tõime natuke unustatud mõisa. Von Rosenite teema, Roosivõtti oli selle etenduse nimi. Ja siis tõime Mäetaguse kultuurikaardile nii-öelda. See oli kaugel, see oli 2,5 tundi sõitu. Ja nüüd me avastasime uue koha, Uue Harmi mõis, mis on Tallinnast 0,5 tundi. Mitte keegi ei tea. Kas sa tead seda? Ei. Aga väga soovitan. Ja seal tuleb siis uus teatrielamus nimega Ohver otsib mõrvarit. Jätke meelde. See on väga hea reklaamiminut, antud juhul igati andestatav. Et mis mul selle Von Rosenite Roosivõtme juures, mille sellist nagu narratiivi ma lugesin, vapustas, oli see perekondlik taust, seotus Von Rosenitega ja need müstilised naisterahvad, muu hulgas spioonist naishärja võitleja. No, kuna ma olen ise Hispaania kultuuriga natukene kokku puutunud, ma võin öelda, et ma panin kirja need numbrid endale, ma ei eksi. Hetkel 825 Matadorist on 7 naised, kellest ühte Lea Vincentsit ma olen ka näinud, aga see on siiski jätkuvalt väga haruldane. Ja kui me nüüd räägime 100 aasta tagusest olukorrast ja et oli spioonist naishärja võitleja, siis see on midagi väga-väga vapustavat. See oli tõesti põnev, jah. Seda etendust näeb ka suvel, me kordame seda Super. Veel. Mäetaguses, jah? Ei, Uue Harmi mõisas. Tähendab, täielikult lokatsioon on muutunud. Ja, meil on uus koduteater sellel suvel. Ja siis vaatame, mis saab edasi. Aga need olid tõesti väga kummaliste saatustega naised, et nad on kõik koondunud. Muidugi Roosnite suguvõsa on tohutult suur, seal leiab erinevaid tegelasi, aga see naine on üks põnevamaid. Tal oli tegelikult oleks olnud alles praegu umbes 100 juubel, ehk siis kõik see langeb teise maailmasõja aastatesse, kui ta oli väga noor naine, ta kolis Mehhikosse, sai seal naishärja võitlejaks, ilmselgelt spiooniks, kui mitte topeltagendiks
ja noh, minu näidendis ma võib-olla natukene isegi teen temast süngema, kui ta oli, sest ega tema kohta väga palju infot ei ole peale selle, et no oli üks põnev tegelane tõesti. Krahv Vinna von Rosen. Siis tuleb tühikut täita, ega muud üle jää, aga kui me rääkisime sellest, mis kaob ja mis põgeneb, mulle tuleb meelde Paul Alliku laul, miks vahel põgenevad kaunimad unenäod, mis võib-olla niisuguste näidendite puhul täiesti on asjakohane, aga ikkagi kas ei saaks seda kuidagi ühel hetkel ikkagi jäädvustada või purki püüda või see on mõttetu ja lootusetu? Ei ole ja see on ka tehtud. Ehk siis ma ei taha ka kunagi, et asi kaoks täielikult ära ja kunagi heietada, et oi, omal ajal me tegime. Me filmisime selle üles, see on film, see on valmis ja see esinastub Hõhvil nüüd 30. aprilli öösel. Suurepärane. Aga siis me rohkem teda ei näita mõnda aega. Ega ta ei hävita ometi seda filmi. Ei. Aga me tahame veel teha teatrit ja võib-olla siis kuskil aasta pärast, kui me teatrit enam ei tee, siis ta jõuab ka vaataja ette. Aga tõepoolest meil oli hea kogemus see, et etendus oli selge. Me olime 3 kuud teinud seda une pealt ja siis seda filmida oli väga lahe. Tavaliselt filmi puhul ei ole seda ressurssi ega aega, et teha tohutult proove näitajatega. Ma armastan väga proove ja mul meeldib sellepärast teater võib-olla kohati rohkem kui film. Aga filmis tullakse kokku, sageli näitlejad kohtuvad esimest korda. Tehke nüüd see stseen, teeme ta ära, eks ole. Filmime jupp siit, jupp sealt, aga seda fluidumit ei teki. Aga meil oli Triin Lellepiga, see tekkis, kuna me olime teinud seda juba 30 korda laval. Ja see on see, et tekib teatud lihasmälu, et kui sa oled nagu sõjaväes trillinud mingisugust liigutust, sa teed seda juba une pealt, aga seal võib olla juures ka teatav mängulisus. Ja, aga lihasmälu on, ma kasutan seda sõna väga palju, kuna ma olen koolis, eks ole, kõigepealt olin ma viiuldaja, siis olin ma pianist ja pianistina on mul ilma lihasmäluta ma ei suuda mitte midagi teha. Mu pianism tegelikult kahjuks ei alga siit, vaid algab sõrmedest. Kui ma trillin ennast mängima, ma mängin suhteliselt hästi ja natuke sama on võib-olla ka laval. Iga asi, mis sul areneb mõnes etenduses, sa jätad selle endale lihasmällu ja kokkuvõttes kujuneb sellest välja selline täiuslik. Järelikult ikkagi terves kehas terve vaim, ma ei oska teisiti öelda, sellepärast, et mis mind hämmastab on see, et millega ma saadet alustasin ja nüüd me hakkame nagu raami meetodil kokku võtma seda saadet ju ka vaikselt, et Mart Sander on filmitegija, autor, muusik, laulab ise, mängib instrumente ja ka maalib. Ja seda kõike ühte inimesse, sellise renessansi inimese kombel mahutada on ikkagi ju väga raske ettevõtmine, aga nagu näha võimalik. Minu meelest ei ole, minu jaoks on see kõik nagu üks tervik mingil määral. Ma olen pidevalt kasutanud seda väljendit, et Wagner ütles sõna Gesamtkunst, mis siis tähendab sellist ühendkunsti ja muidugi Wagner oleks, kui ta elaks praegu, ma ei kahtle, et ta oleks filmitegija. Ma olen täiesti veendunud selles ja et ta oleks AI filmitegija. Ma olen suhteliselt... Ja üsna hea, ma arvan. Super, parim ilmselt. Ja. Äkki aga midagi Tarantinoga kanti? Parem. Võib-olla minu kanti. Aga tol ajal oli ooper see võimalus. See hõlmas kõike sama visuaalset kunsti, muusikat, narratiivi, näitekunsti, kõike seda, mida praegu hõlmab endas film. Ja mina tahaksin neid kõiki hallata või näha seda tervikut. Ja ma tunnen ennast niimoodi lihtsalt paremini, kui ma ei pea usaldama mõnda aspekti kellelegi teisele, sest kahjuks ma olen piisavalt egotsentriline ka, et ma teisi väga ei usalda. Mina olen väga usaldav inimene. Ma usaldan selle saate kokkuvõtte praegu teile. Suur tänu, Mart Sander, selle meeldiva vestluse eest. Suur tänu ja suur tänu, head vaatajad, et vaatasite Martide dialooge. Järgmises episoodis kahjuks 2 Marti enam siin ei näe, aga keegi sama hea ikka. Kohtumiseni.